tõin vaatamiseks siis raamatuid ka. Mingit päris on teinud roos. No öeldakse niimoodi, et kes ise tööga hakkama ei saa, see õpetab teisi. Ja võite mind siis ka niimoodi käsitleda sellest seisukohast. Et ma olen eluaeg aiandusõpetaja olnud. Ja nüüd aiandus hakkas ära tüdinema, nüüd ma hakkasin ilukirjandust tegema. Siin küljes on ilukirjandus. Aga need on siis kaks meie õpperaamatut aianduskoolis. Taim ja aednik on esimese kooliaasta raamat. Ja tegelikult see teine on ka esimese kooliaasta raamat. Siin on siis sordid. Ja sorte peab hakkama kohe alguses õppima. Sest et iga sort vajab erinevat hooldust. Aga tänane teema oli meil siis viljapuude lõikamine. Ja alguses peaks nagu siin ühes koos rääkima, sest et mõned saavad istuda, kes ei taha püsti seista nii pikalt ja pärast läma aeda ka. Näete, aasta kasv on siit kuni siiani, jah? Siia arumiskohani. See, mis tänavu on kasvanud, sellel on lehed küljes ja aasta kasv on lõppenud. Siia moodustub tippung juba. Mõni aasta kasv ei ole veel lõppenud. Kui seal üleval veel kasv edasi jätkub, vaat siin jätkub veel edasi ja siin päris üleval, siis läheb pikemaks veel. Aga siin on nüüd näha, kui palju siis selle suve jooksul juurde kasvas. 30 sentimeetrit. Ja see on täiesti paras selleks, et korralik viljakandvus ja kasv on tasakaalus selle puu juures. Ja näete siin viljad ka. Kahjuks tulevad 3 tükki, 4 tükki ühest kohast. Sordi omadus, muud midagi. Kui te siit viletsamad ära võtate, siis tulevad suuremad. Aga nii, et selline peaks üks puu lehestik olema ja siis on ka järgmisel aastal saaki loota. Kust tulevad järgmise aasta viljad? Vaat siit 2-aastase osa peal on nüüd lühikesed oksad. Ja nende lühikeste okste tipus on tavaliselt õiepungad. Aga on üksikud sordid, millel õiepungad moodustuvad ka siit külgpungadest, lehekainlatest. Tulevad juba õiepungad. Järgmine aasta juba siin viljad. Ja. Ta on tavaline, ta tegelikult lõikseb ikkagi selle aasta varselt ka, sest et kui ma nüüd sellised kristikud, siis need taimed, millest ta Mina ei ole teda mul alguses peabki täitsa hartma, mida nähtisin. Ja õige, sa tead, kui keegi lehvitab, et see võib. Ei ole ei haigust ega kahjurit, vaid on tingitud ilmast. Ja ilm määrab nii palju, näiteks taime toitumise poole pealt, et kui reeglina taim saab kevadel vajab hästi palju lämmastikku, nendel on ükskõik kui palju see annab, nad on nõus kõik vastu võtma. Et hästi ahned on näiteks maitsetaimed till ja pekersell ja siin, et sellepärast öeldakse, et mitte neid väetada, et seda üle doosi sinna sisse, muidu nad kohe nagu nitraate korjab. Tegelikult muutub hoopis see kõige tähtsam, et nad ei ole enam aroomi ei ole, on ju lõhn ja kõik kaob ära, et nad on siuksed lodevad. Aga see külm kevad annab selle, et kui reeglina taim saab kätte mullast nitraatlämmastikku, siis külmal ajal ta korjab ka amiidlämmastikku. Ehk ta tarbib lämmastikku võrreldes teiste mikro- ja makroelementidega liiga palju. Katse selle sulkule jätta siia ühe, kes see enne oli aja. Kurgiveeme väga hea kevadel teha, ta annab ka sooja, hoiab selle mulla pinna soojana.
Õhugraanuli puhul on nüüd multsida väga hea ümber põõsa, kõik sellele samale põõsale papiketas ümber taime ja õhugraanuliga kinni katta, loomu või läbi. Meelitab väga hästi vihmaossa ligi. Marja tänavat on võtta. Asjad, on nii. Ja siis standardis, ütleme kuskil 80 algusest puuvingad. Itaalia puuvingad tegid igasugused mudelid tegid. Üle ja standardis, kui seal lõhtatakse üle kiiresti rohkem standardist vaatad, nad on seal tööstisain ja pätste ja... Mis sellega aja on? Seda lentaali on? Väga saadud. Kuule, kui selle kohta. Siin ei ole praegu. Millist sa saad? Need jäid? Nagu ei ole praegu või? Jäi marjad ei on. Marjan. Ei ole jah, aga kuna istikut saab... Sa võid minu kaudu tellida, Jaa, selge. Akira ja Tsoorni seltsi istikut. Lent ja istikut ei otsa. Kasvu. Ei, mul on üks ainult, ma ei taha nii. 2 tükki, mis ma Me kaalusime nüüd kõik selle väetise ära. Kallame, tahad ise kallata tagasi või? Kalla ilusti tagasi. Väga tubli. Ja venna aitab, oi kui tublid. Väga tublid. Ja nüüd need taimed saavad väga ilusaks, kui me neid sellega väetame. Siin on ilusad taimed või? Nägid? Ei ole veel taimi näinud või? Tema ei ole. Aga vähemalt väetist nägi. Ma olen 3. Ma olen 2 kohas näinud. Taimi. Aga vaata seal on ka hästi ilusad taimed seal laua peal. Ühe korda võitsid juba ju. Jaa. Me siin kaalusime lihtsalt kõik ära. Ja panime kõike. Kristi, jaa, ütles ja mulle ka. Kristi Osma, aga sa pidid Taamiga tagasi tuna selle. Kalliks läinud või? Ei öelda, et kas me kohe sind ära tuan. Vaatame, mis see on. Vaata, kui inimesed pandavad iga elu nõnda. Mis sort on siis? Mingi velvet oli. Ja kui palju ühele? 11. See on põhjatäht. Aga kus sa näed neid vastuseid? Ühele sellele. Ja see oli niisugune Nere, sa oled siin valge ikka, on ju? Jaa. Topelt selline. Jah, just. Kuue meetri pärast on need. Ta räägib ära. See oli meil ka. Mul nagu kripeldab midagi ma tean, mis sobiks, aga mul ei ole nagu päris hästi, ei saa veel võtta maha võtta. Väga hästi meeldib tõsta. Ja väga hästi. Oi. Natukene veel. Nii, saimegi 40. Me teeme teisega täpselt samamoodi või? Oota, see ei ole ka olnud. Tere kõigile siis minu poolt. Mina olen siis siin Roogaja talu peremees Taavi Kivistik. Natuke talust. Talu on vana üle 100 aasta, 1860 pandi see maja paika. Koosati Parun von Üksivili käest päriseks. Ja see maja iseenesest on ka siin ümber laotud, et see ehitusmaterjal on märksa vanem siin.
ja kokku üle 45 hektarit on metsa, on põldu, aga valdavalt siis on meil tegeleme aiandusega. No nii palju nägite veel ponisi nägite, kes siis on muruniitjad ja heinasööjad ja ka sõnnikutootjad, kes soovib ponide sõnnikut, siis seesama meie oma ponide sõnnik on seal graanulisse aetud. Ja ema peab ka mesilasi, aga põhitegevuseks on siis aiandus, elulõngad ja viinamarjad. Esimene elulõng tuli meie tallu 1974 ja esimene viinamari 1954. Et siis, kui isa oli Krimmis sõjaväes, siis saatis koju siia pakiga esimesed viinapuud, mis siis istutas siia maja ette. Ja sellest ajast alates on siis kogu aeg olnud siin talus viinamarjad. Aga kas on lehetäisiga erinevaid? Minul oli probleem, mina ei ole roosil proovinud, ma proovisin paprikal, ma olen ka suur köögiviljakasvataja ja minu paprikad olid eelmine aasta lehetäisi täis ja rohelise seebiga, kõik taimsed vahendid proovisin järgi, mis poes müüdis, ükski ei mõjunud. Vahutas minuga ja siis mina sain jagu sellise asjaga nagu neemasall ja see on ka taimne ja ta on selle neemipuu ekstrakt või neemipuu, jah, ta on troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud taimne ekstrakt ja see võttis maha niimoodi, et täna pritsisin, et läks 5 päeva aega, kui vaatasin, et on nagu surnud. Ja kui keegi tahab seda nimekiri kirjutada. Aga mis rohelise seebiga meie teeme, on see, et ükskõik millega me pritsime, alati me võtame siit pudelist paar milliliitrit 20-liitrise pritsi kohta selle kleepuvuse tõstmiseks. Saate, kui te pritsite, see pritsimisvedelik jookseb väga kergesti sealt lehtede pealt maha, aga see suurendab seda kleepuvust lehtede külge ja sellest pritsimisest on rohkem kasu. Ja mulle endal meeldib see makadaamiaõli, et ma just näole kasutan, et ei ole vaja mingit keemist ja asju. Seda võib näole ka panna, see on nagu selles suhtes, et ta on nagu universaalne, et terve kehale võib panna. Võib juuksemaski teha ja näole panna ja mida iganes.
seda isegi müüdib, et siia pani. Temal on need kõige kaunimad, vaadagi need seemnetutid tulevad nagu kuldsed sellised, kuldsed karvapallid. Kas see on nüüd see, mis varjub ka võib kasvada? Ei, väga ei taha. Ma tahaks ikka päikest saada. Noh, kasvab küll, aga sant elab, aga mis elu see on? See on nagu altpeelule. Altpeelule on kõik kevadel. Ja temal on need õied. Tutid tulevad kõige suure õiest, tulevad ka tutid peale. Aga tema tutid on just sellise kuldse varjundiga. Teil kommerei. Kommerei, leiad maakera, leiad kommerei. Aga mehed teeb 1,5 või 2 poolt alla. Ja nad ei tea seda veel. Kahju on, teeb 3-4 aastat tööd ja tuleb üks talv ja kõik. Siin ta talvitub kuivamalt ja kõrgemini. Siin ei lähe talvi nii, et naarad hüviks. Ma vaata 3-meetrised koba. Said ütle. Kui need oleks kõik ära, see oleks väga võimas kobar. Mis sort see on? Need kobarad õitsesid see aeg. Ühesõnaga, kui oli parem hetk, et õis viljus ära. Mis sort ja mis värvi? See on Byzantia. Aga mis värvi, ma ei oska ütelda, esimest aastat kannab. See paneb vist sinna kõrgele ka. Müügis on olemas. Kokku, loodades sealt tuleb seeme, kui seeme valmib, külvad maha, idaneb 2 aastat vähemalt. Jah. Idaneb, siis hakkab kasvama, esimene õis võib-olla tuleb 2.–3. aastal, 3-4 aastat peab katsetama. Väljatulek on sealt 2–3%. 2–3% jah, et kui 100 tükki, noh iga uus sort peab olema parem kui vana, eks ju, kui mingi muu eelkäija. Ja selles suhtes, et tühja tööd on palju ja siit aretusest tulnud üle 6000 seemnes kasvatatud taime, millest siis on saanud nimeni on jõudnud 150. Ja nüüd tuleb järgi. Vastu hästi. No nii, tasavägine. Ja võiti. Ja hopp, ja nii läks. No, oota. Paneme sul. Et mitte keda ei pea viilitama, vaid kõik oled tahtud. No väga hästi. Nii, ma annan sulle topsi. Ja nii. Ja tops, oodake natukene. Ma vaatan, mis sa paned. Sa ei näe ju mind. Ma näen seda. Nii, läks. No nüüd läheb rabamiseks.
abijoone ees on see peenalt, suur oranž laik. Nendest, et see on see, seal on 3 taime mul pandud kokku. Üks taim kasvab umbes pool meetrit läbimõõdus suur niiseks. Kõrgus tal ei ole palju, niisugune nagu mätaseas on ta. Aga hästi ilus punane värv. See on 10 eurot. See on alati nii palju. See kadakas, selle hind on 4. Kadakad on kõik 4. kadaka ma ka valin ära. Tumedama rehega on see, mis oli kevadeti, on hästi punane. Ma tahan enam kusagil sedima. Kuule, näed, hea tuttav teeb oma lõhtu siin. Ma vaatan, et sa oled siia katuse juurde teinud. Kõik terrassid Eestis lõpevad katusega või halvemal juhul ka seintega. Jah. Esialgu on terrass ja pärast on kõik muu. Sellepärast, et Eesti ilm tingib seda, et ei saa olla. Kaua sa seal vihmavarjude all sitsid, iga 3. pidu on sul kuskil vihmaga. Seda küll, jah. Nii et jah, et selles mõttes peab olema ikka terrassil katus peal, siis on nagu vesi jookseb mööda. Jah. Et ma seda Moonikat tunnen väga hästi. Ja, me oleme mõlemad. Aga noh, ta hakkab jah, nüüd kiirisest ei sel aastal pandud siia, ei ole. Need on selle aasta istus. Aga noh, ei ole veel. Ilus. Vilja peale ei astu, seda teeb vilju.